pingedepäevaks Mattiuse evangeeliumi 22. peatükist. Tol samal päeval astusid Jeesuse juurde saduserid, kes ütlesid, et surnute ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt: õpetaja, Mooses ütles, kui keegi sureb, ilma et tal oleks lapsi, siis ta vend peab abielluma oma surnud venna naisega ja soetama sugu vennale. Meie pool oli 7 venda. Esimene võttis naise, kuid suri. Ja et tal ei olnud järglasi, siis jättis ta naise oma vennale. Nõnda samuti ka teine ja kolmas kuni 7. Pärast kõiki suri see naine. Ülestõusmisel nüüd, kelle naine nendest 7 peab ta olema? Ta on ju olnud nende kõikide oma. Jeesus aga vastas neile: te eksite, kuna ei tunne pühakirja ega Jumala väge. Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. Aga surnute ülestõusmisest, kui te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud. Mina olen Abrahami Jumal ja Isaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Seda kuuldes rahvas hämmastus tema õpetusest. Aamen. See kirjakoht räägib saduseeridest. Jeesuse ajal olid mitmed poliitilised parteid ja saduseerid said oma nime Vana-testamendi preestri, hilisema ülempreestri Saadoki järele. Saadok tähendab eesti keeles vaga või õiglane. Ja nende nägemus oli see, et surnute ülestõusmist ei ole. Samal ajal aga teised poliitilised ja usulised parteid väitsid seda, et surnute ülestõusmine ometigi toimub. Ja loomulikult väga paljus ju tugineti prohvet Hesekieli ennustusel, kus prohvet Hesekiel läks Jumala nägemuses kõrbesse ja Jumal näitas talle kuivanud luid ning küsis prohvet Hesekielilt, kas need luud saavad kord elavaks. Ja Hesekiel vastas: sina, Issand, tead. Ning ta nägi sellest nägemuses, kuidas surnud luud said taas elavaks. Ja minule tundub, et üks põhjus, miks juudid on saklaste peale teises maailmasõjas tehtud koleduste pärast väga vihased, on see, et need hukkunud juuduid põletati ära, nii nagu teisedki. Aga paljude juutide käsitlus on see, et inimese luud peavad alles jääma.